Aitäh, et me saame ise jutustada oma lugu. Elada keset neid vilju, mida oleme mõtteseemnest idandanud eile, kehastunud ja tegutsenud täna ning homset aina viljakamaks muutes läbi kasvava teadlikkuse enesest ja ümbritsevast. Isegi kui vahel tundub, et väline mõju piirab ja ei lase oma lugu autentselt jutustada, siis ole hea, ära vastandu, ei ühe ega teisega. Mäng asub duaalsuses, süsteemi mäng põrkab nagu pingpongi pall polaarsuste ehk vastandite vahel. On, ei ole, õige, vale, üks või teine, tohib, ei tohi, saab, ei saa, õiglus, ebaõiglus. Kus laskub tõde? Milline religioon või teadus on õigem ja väärikam ainujumala või ainutõe tiitlit kandma? Ja nii me laskume taas mängu, kus pole vastuseid, vaid on vaidlused, kus pole usaldust, vaid on hirm, kus pole mõistmist, vaid on hukkamõist, kus pole armastust, vaid on pettumine. Kuidas siis väljuda? Kuidas jõuda polaarsuste vahelisse neutraalsesse alasse, millest räägitakse kui tõusmisest uude dimensiooni? Austus ja soov mõista aitavad hoida armastust südames ka siis, kui keegi ründab väljaspoolt oma tõekspidamiste baasilt. Kui keegi soovib tulihingeliselt määratleda tõde, mis paradoksaalselt on võimalik vaid subjektiivsel tasandil, siis austa tema vaba tahet. See ei tähenda, et sa oled sellega nõus, aga sinu seisund jääb austavaks selle osas, kus asub teine inimene hetkel oma teadlikkuses, tahtes parimat, talle hetkel kõige oskuslikumal viisil. Sellisel viisil austad sa ka iseend ja oma ruumi, kui vaja, kehtestad piiri. Ja suhtluses säilib väärikus, austus ja võimaluse korral ka siiras huvi teise inimese vastu. Armastuse tunne ringleb süsteemis ainult siis, kui tunned end turvaliselt ja oled oma vajadustega kontaktis ning oskad neid ka väljendada, austades samal ajal ja aktsepteerides teist inimest enda vastas, nii lähisuhtes kui ka võõra inimesega. Lõpuks on kõige olulisem seisund ja ühendus. Kas see, mida valid, paneb sind tundma kergelt ja ühendab või raskelt ja eraldab? See ongi sinu sisemine kompass, rohkem pole vaja. Ülejäänus usalda loomulikku voogu. Ole hoolas, järjepidev ja täpne, nii oma soovides kui ka oma piiride hoidmisel. Sest piirid, kontakt oma vajadustega ja nende tundlik väljendamine hoiavad sisemist anumat tervena, kus saab voolata armastuse vägi. Vali armastus ja kõik muu loksub paika. Kui fantaasia saab otsa, kuidas antud olukorras taas armastuseni jõuda, siis lihtsalt esita küsimus, mida armastus sellisel juhul teeks? Ja kuulata oma sisemisest vaikusest tulevat esimest mõtet. Järgi südant, järgi kergust, järgi ühendust, järgi oma autonoomset elukirge ja loomulikku kõhutunde tõmet. Mõistus ei pea alati kõigest aru saama. Usalda südant. See on sinu sünniõiguslik kompass, mille väsimatus teenistuses elada.